tulemast saatuse Rattakanalile. Mul on väga hea meel, et sa oled leidnud täna enda tee siia. Tänases kaardilugemises küsime kaartidelt, mis on see, mis on veel sel aastal sinu poole teel. Nagu ikka on sul võimalus valida 4 erineva kaardigrupi vahel. Just see sinu esimene sisetunne ja mõte on õige. Seega vali esimene valik. Tahan tänada kõiki neid häid inimesi, kes on juba jälgimas seda saatuse Rattakanalit siin. Kui sa seda veel ei tee, siis selle video all on telli või ingliskeelse lehe versiooni puhul subscribe nupp. Kui sa seda vajutad, siis tuleb mulle teada, et sa oled jälgimas seda kanalit, see on absoluutselt anonüümne, kuid lihtsalt infoks mulle ja just nimelt ju teie kõigi pärast need videod siin ka olemas on. Lisaks sellele, kui sa tunned ühel hetkel, et sind võiks kõnetada personaalne kaardilugemine, siis ka selle kohta saad sa siit selle videoinfost rohkem teavet. Kuid alustame tänase kaardilugemisega. Kui sa oled enda valiku teinud, siis vali siit videoinfost endale sobiv ajatempel ning hakka siis enda kaardilugemist vaatama just õige koha pealt. Palju head sulle ja ilusat kaardilugemist! Tere tulemast, grupp number 1, see on siis sinu kaardilugemine ja kõigepealt ma vaatan neid tarokaarte, sulle on tulnud see tasakaalukaart ja müntide 9 kaart, et siin ma näen tegelikult seda, et sellel aastal sinu elus on tulemas muudatused küll, et ma näen siin uusi inimesi sinu ellu tulemas, osadel juhtudel tõesti, kui sa oled vallaline, siin on tulnud oraakli-kaartides samuti hingesuguluse kaart ja kui sa oled seda kanalit jälginud, siis ma usun, et sa oled nagu valinud endale võimalik tõesti, et juba selle grupi varem ka, et on keegi sinu ellu tulemas ja seda tunned seda ise ka. Et just, et siin on väga tugevalt taas näha, et on mingisugused uued inimesed tulemas sinu ellu, väga palju tasakaalu ja ma näen siin, et mingisugune selline stress või teatud selline ebamugavus, mis on sind võimalik, et saatnud mingi perioodi, see läheb ära, see kaob ära, sinu sees tekib selline rahulolu, parem enesetunne, et seda ma näen siin väga tugevalt ja just nimelt, et võimalik, et sa oled juba kellegi leidnud osadel juhtudel, siis kuna see on üldine kaardilugemine, et siis ma rõhutan alati seda, et ma saan siit lugeda mitut infot välja kaartidest, et just, et neile, kes siis on suhtes, neile, kes on vallalised, et ma näen siin seda, et on nii tugevalt tõesti mingisugune muudatus tulemas ja ma näen seda muudatust just eeskätt nagu suhete osas siin küll. Tegelikult samamoodi ma näen seda ka raha osas, aga ma jõuan selleni kohe. Siis, mis siin on veel, et ma näen siin seda, et just eneseusk kasvab sul see aasta ja kasvab eneseusk ja kasvab see soov ennast teostada, jõuda veel kaugemale, näha veel rohkem vaeva, et see tuleb siit samamoodi välja, et kui sa oled enda ellu kedagi väga igatsenud, et siis pane see külgetõmbeseadus tööle, usu sellesse, et sa väärid parimat ja tõesti kaardid kinnitavad, et selline hingelähedus ja sugulus sul kellegagi olemas on või siis tõesti tulemas on. Nii. Siis see õhu 9 kaart ütleb seda, et võib olla täiesti sinu elus nagu see, et sinu enda mured ja hirmud tekitavad suures osas neid olukordi, just neid ebamugavaid olukordi, kuhu sa satud. Et just nimelt, et isegi kui me soovime panna külgetõmbeseadust enda kasuks tööle, siis on hästi oluline see positiivne mõtlemine, sest just ka negatiivselt mõeldes, kartes, hirmutunnet omades, me seda enda poole veel rohkem tõmbame. Et see maa ässakaart kinnitab seda, et on tulemas mingisugune külluse voog. See on kas palgatõus, töökoha vahetus, mingisugune projekt. Osadel juhtudel näen siin mingisuguseid tõesti lepinguid allkirjastamas, mingisugune paberimajandus, mingisugused olulised dokumendid. Et see tuleb siit kaardist välja.
ning tegelikult see tähendabki seda, et väga oluline periood, muudatuste periood on ees sind ootamas ja väga sellised olulised valikud just järgnevaks aastaks samamoodi. Nii, siis järgmised oraklikaardid siin alumises reas ja ülemises reas siis kõik 2 viimast kaarti. Need ütlevad seda, et ikkagi kuidagi sina ise takistad enda edu, et The Horse King ja see kaart tema kõrval, et tegelikult ma näen siin sinus teatud ikkagi mingid hirmud, et ma ei saa sellega hakkama, ma ei ole võib-olla seda väärt või isegi kui olen, et ma kindlasti ebaõnnestun, et kas ma ebaõnnestun, äkki ma ebaõnnestun, kas üldse tasub proovida, kui on võimalus, et ma ebaõnnestun. Ja kas ma ikka väärin seda, jah, ma väärin seda, aga ma olen ebakindel, et just kõik need mõttemustrid ja mõtted, mis sind kuidagi saadavad, et need ei tööta sinu kasuks. Jäta need maha, need ei tööta sinu kasuks. Et tõepoolest, sa ise justkui oled ennast vangistanud, et ma tean seda, et kui on selline väga tugev ootus sees, siis seda ei tule ja seda ei tule, mida sa võib-olla südames soovid või tahad või kuhu sa jõuda tahad või keda sa tahad. Et siis tekib see teatud masenduse tunne või see, et no kuna ometi või mida ma tegema pean, kuhu ma minema pean, et püüa ennast vabastada, no ma tean, see pole kerge, aga püüa ennast vabastada nendest mõtetest, et jätka absoluutselt seda positiivset hoiakut ja mõtlemist, kas või sunni ennast selleks, kirjuta iga päev endale üles need afirmatsioonid paberi peale, no piisab tõesti, kirjuta 11 korda iga päev üks see asi, mida sa kõige rohkem enda ellu tahad, usu sellesse ja loe see kõva häälega endale ette ja ütle peale seda soovi nii-öelda, et jah, et ma väärin seda, jah, see tuleb minu ellu. Et just see positiivne kinnistamine, see viib sihini, kui sa säilitad seda usku ja ma alati ütlen ka kõikidele seda, et selleks, et saada tulemusi, mida sa ei ole varem saanud, siis tee asju, mida sa ei ole varem teinud, mine kohtadesse, mida sa ei ole varem läbi käinud. Need võimalused ja muutused on sinu poole teel. Tõesti, sa pööra tähelepanu väga palju detailidele, sest see aasta veel on midagi olulist sinu sees, sinu elus juhtumas. Ma olen selles täiesti kindel. Siis on sulle tulnud see release kaart, et vabasta, et just nimelt jällegi see kaart kinnitab seda kaardilugemist siin suurepäraselt, et vabasta ennast negatiivsetest mõtetest, tunnetest, kõigest sellest, et see on võti sinu eduni, kui sinus on see sügav ja suur usk, et tõesti tea seda, et see on kõik sinu poole tulemas ja ma näen siin tõesti väga positiivseid muudatusi nii suhetes kui ka tööalaselt. Siis on sulle tulnud kaart talisman. Et see kaart ütleb seda, et just, et mingisugune nagu kingitus on sinu poole teel ja sulle on tulemas ka selline, ütleme nii, et sinu saatuse rada, et kui sa vaatad seda kaarti siin ka ülemises reas, eelviimane kaart, et on tulemas selline uus rada, uus tee, et just täpselt, et see saab olema selline seiklus ja teekond ja see on justkui sulle saatuse poolt määratud see, mis on tulemas ja see on tegelikult, see on väga lähedal ja sa justkui peaaegu katsud seda. Vot nii, selline sai olema siis sinu kaardilugemine sel korral. Ma soovin sinu ellu tõesti väga palju head ja väga palju armastust ja kui sa tunned südames, et sa kunagi soovid personaalset kaardilugemist, siis võid mulle kirjutada niikuinii ja rääkida mulle, kuidas sulle need kaardilugemised meeldivad. Kõike head sulle!
tere tulemast, grupp number 2. See on siis sinu kaardi lugemine ja vaatame, mida kaardid sulle sel korral öelda on soovinud. Kõigepealt alustame tarokaartidest ja sul on tulnud mõõkade 8 ja saudade ässa kaart. Ma näen siin seda, et midagi sinu elus on lõppemas, midagi saab otsa, just nimelt, et veel sel aastal ma tunnen väga tugevalt siin mingisugust muudatust ja see ei ole vaid muudatus, vaid see on lausa transformatsioon, mis sisemiselt sind kujundab ja muudab rohkem siis selleks inimeseks, kes sa justkui pead olema või olema saad, see on rohkem sinu kõrgema eesmärgi poole minemine. Sul on tulnud saudade ässa kaart, see kinnitab tegelikult seda, et on tulemas uus algus, uus sündimine ja siin on tegelikult ka seda enese sellist teostust ja sa tõesti, ma näen, sinu elus on keegi, kes pärsib sind ja pärsib seda, kes sina tegelikult oled ja sinu olemust või on need mingisugused olukorrad, mis tõesti kuidagi sind saadavad, mis üldse sind ei teeni. Ma näen sinu ümber inimesi, kes sa oled nagu sina kohandud nagu nende järgi, et ma ei tea, kas sa oled nagu tähele pannud, et näiteks kui sa oled mingisuguse inimesega koos, siis sa ei ole 100% sina ise, vaid sa püüad olla siis kuidagi mugavduda ja kohanduda ja olla siis rohkem tema moodi ja sa kaotad nagu iseennast ära mõnikord mõne inimesega koos olles, et sa ei lase nagu olla endal sina ise, aga ma näen, et sa vabaned kuidagi sellest ja sa justkui tõused tuhast nagu fööniks, et sa hakkad olema rohkem sina ise siin sellel aastal, ma näen seda ja ka see Kaia aed, Kaia's Garden samamoodi ütleb, et tuleb selline külluse voog, sisemine küllus, mis tõesti hülgab selle, mis ei teeni enam ja sa lähed mööda rada, sa oled sinna tõesti väga tugevalt minemas, mis on rohkem sinu hüvanguks. Sul on tulnud heal away addictions, et sõltuvustest vabanemine, tead, siin võib olla midagi sellist, et osadel juhtudel, kuna see on üldine kaardi lugemine, kas tõesti suitsetamisest loobumine, alkoholi joomise vähendamine, olgu selleks siis kas või veinitamine, see võib olla ebatervisliku toidu vähendamine või tõesti midagi sellist tervisega seonduvat, mis paneb sind nagu ennast tegelikult paremini tundma, et mingisuguseid käitumismustreid sa muudad või siis sa tõesti hakkad ennast rohkem liigutama, et siin on valikuid rohkelt sellepärast, et see on üldine kaardilugemine, kuid nii see on, et ma näen, et sa millestki vabaned ka just selles mõttes, et mis on tekitanud teatavat sõltuvust või sa oled nagu ennast natukene käest lasknud, et siis ma näen, et nüüd aasta lõpus sul tekib seda motivatsiooni nagu juurde. Sul on tulnud chemistry kaart, et ma näen siin tugevat kirge elu vastu, tugevat kirge kellegi vastu. Osadel juhtudel ma näen siin uut kireleeki tulemas sinu ellu veel sel aastal või sa oled selle poole tõesti väga tugevalt teel. Teistel juhtudel ma näen siin tugevaid vaidlusi ja ikkagi jätmist hüvasti sellega, kellega enam asjad ei toimi. Siis on metamorfoos kaart sulle tulnud, see on taaskord transformatsioon, muutus, uuesti sünd, just seda ma sulle siin näen. Siis veel 2 kaarti, maa 7 ja tuli 8 kaardid. Kõigepealt see maakaart ütleb, et tõesti sinu tööviljad hakkavad väga magusalt maitsema ja kannatlikkus on praegu ülimalt oluline. Tead, sa väga planeeri hoolikalt iga oma samm üle, see on väga oluline ja toimub edasiminek.
ärevuseks pole põhjust, ütleb see kaart, et tuleb midagi väga head, et isegi kui sa pead väikese kannatuse hetke läbi elama, tuleb midagi head sinu suunas ja see tulekaart ütleb seda, et tõesti, et nagu valguskiirusel hakkavad mingisugused asjad sinu elus liikuma, viivitused saavad läbi, plaanid hakkavad väga kiirelt täituma ja teostuma, et see võib olla selline lausa nagu joovastav ja meeli ülendav kogemus sinu jaoks, et väga palju toimub, väga palju sündmusi hakkab toimuma sinu elus, ehk isegi kõik juhtub nagu samal ajal, nii et tead, see aasta lõpp tuleb sulle põnev, ise mine ka oma mugavustsoonist välja ja tee asju, mida sa varasemalt pole teinud. See viib sind heasse kohta, usu mind. Vot selline kaardilugemine sulle sai ja ma olen väga tänulik sulle, et sa oled siin, kui sa kunagi tõesti südames tunned, et sa soovid minuga suhelda või personaalset kaardilugemist, et siis siit alt video alt sa tõesti leiad siis minu kontaktid samamoodi. Soovin sinu ellu palju head ja palju armastust, et sul tõesti kõik läheks imehästi. Ole tubli! Tere tulemast, grupp number 3. Vaatame üle siis sinu kaardilugemise ning kohe, kui ma sinu kaarte nägin, siis ma ütleksin, vau, et sinu see aasta on täiesti pühendatud ikkagi armastusele, suhetele ja see, mida ma siin näen, mis on ees tulemas, absoluutselt iga kaart justkui kinnitab teist, et seda on väga ilus näha. Kuid alustame algusest. Kõigepealt ma näen siin seda, et väga palju peab olema sinus endas usku, et sa saaksid tõesti selle, mida sa unistad ja soovid. Et ma näen siin, sinu elus on tulemas mingisugune olukord, kus mitte keegi justkui ei lahku sellest võitjana, et mingisugune kaotus on ees ootamas sind, kuid ma näen, et see viib mingisuguse suurema rahuloluni, pereõnneni, armastuseni. See tekitab sinus küll väga tugeva sellise blokeeringu, tead, aga see on hetkeline, see läheb üle, et ma näen, et see ei ole midagi pikaajalist, et sinu sees tekib mingisugune hirm, mingisugune lootusetuse tunne näen siin sinu sees, kuid see läheb ruttu üle, see läheb väga ruttu üle, sest kõik teised kaardid on ülimalt positiivsed. Sul on tulnud abielukaart. Ma näen siin osadel juhtudel, kuna see on, eks ole, üldine kaardilugemine, tõesti inimesi, kes on abielus ja väga palju nagu lahendamist vajavad need olukorrad, kus sa oled, ja näen ka osadel juhtudel siin lahku minemist, kuid üldiselt ma näen siin väga suurt armastust ja väga suurt pereõnne siin sellel aastal, selle poole sa oled liikumas. Kõigepealt see tuli 4 kaart ütleb seda, et väga hästi võib minna tööasjades, väga suur rahulolu ja küllus selles osas, et midagi uut on siin tulemas. Vesi 3 kaart on tähistamine, see on ka abielukaart samamoodi, perekaart, suhete kaart, hea õnnekaart. Nii et ma näen ikkagi, et siin kuidagi ka see müntide 10 tegelikult on ikkagi see pere ja see rahulolu. Ma näen siin ka laste sündi, lapse ootust, rasedust näen siin osadel juhtudel on ju. Ja siis on sulle tulnud twin flame, see on eesti keeles siis nagu kaksikleek. Ja tegelikult see tähendab seda, et kuigi meil kõigil on tõesti tõepoolest oma hingesugulased ja mõned hingesugulased, kes on meie hingedega siis lähedased, on tulnud meile andma siia ellu väga karme õppetunde, nii et võib täiesti olla, et mõni sinu hingesugulane, kes on tegelikult väga nagu armas ja kallis sinu hingele ja väga lähedane, ta tegelikult sulle siin elus üldse ei meeldi ja ta on tulnud sulle kohe mõnuga kaikaid kudarasse loopima, et siis sinu hinge kasvatada. Et nii on, aga see twin flame, et ma näen siin, et ma räägin kohe, et ma räägin kaks teed ja 2 varianti, sest see on üldine kaardilugemine, aga ma näen siin osadel juhtudel seda, et
sinu ellu on tulemas tõesti see kaksikleek, see sinu hinge nagu kaaslane, kes ongi nii nagu sina, et sa vaatad ja sa vaatadki peeglisse. Et ma näen siin seda tulemas ja ma näen seda tulemas just sellepärast, et Sacred Union, et see on samamoodi, see on väga suur armastuse kaart, uue kogemise kaart, abielukaart on sulle tulnud siin, see vesi 3 kaart, ühesõnaga kõik need kaardid kinnitavad mingisugust uut ühendust just, ja see Twin Flame kaksikleek teisel juhul tähendab seda, et sinu see hinge kaksikleek jälgib sind kõrgemalt ja on sinuga olemas, sest tihti see meie kaksikleek ei jaga meiega seda sama nii-öelda elu, kus siis me oleme parasjagu, vaid ongi nii, et tegelikult see kaksikleek on justkui see meie kaitseingel, kes saadab ja toetab meid kõrgemalt ja tavaliselt me oma kaksikleegiga siis kohtume siis, kui me oleme jõudnud nii-öelda oma viimase ülesandeni siin selles elus nii-öelda ja kus me oleme nii-öelda kõik oma karmavõlad saanud nii-öelda tõesti tasutud, et siis selles elus need kaksikleegid saavad kokku ja lähevad nii-öelda tõesti siis toimub see rekarnatsioon ja minnakse oma eluga siis edasi hoopis teistes tasandites ja mujal. Vot, et kui sa selle kohta soovid minu käest veel lisainfot, siis absoluutselt rõõmuga vastan sulle, et sa võid mulle kirjutada, et see on väga põnev teema ka mulle endale. Nii, aga lähme edasi tõesti, et ma näen siin väga tugevat sidet, väga tugevat armastust ja tead, on osadel juhtudel ma näen siin inimesi, kes tunnevad, et nende jaoks on keegi nii tugevalt olemas kusagil ja nad ei suuda mõista, miks nad ei ole seda inimest juba kohanud. Siis ma ütlen sulle võimalik, et seda võib-olla kurb kuulda, aga tõesti, et võimalik, et ta jälgib sind hoopis kusagil kõrgemalt, et te kohtute mõnes teises elus absoluutselt kohe kindlasti ja te kohtute ja ta on olemas sinu jaoks. Aga teisel juhul ma näen nii tugevalt seda tõesti, et see ongi see elu, kus ta on sulle määratud. Et loomulikult sinu elus on hingesugulasi ja väga lähedasi inimesi sinu hingele, kes on samamoodi tulemas sinu ellu. Kuid just see kaardilugemine, siin ma näen nagu inimesi, kes justkui sinu see kaksikleek nagu tahab sulle öelda, et ma olen olemas, ma jälgin sind, isegi kui ma ei ole selles elus sinuni jõudnud, siis ma olen sinuga alati ja teistel juhtudel ma näen, et see kaardilugemine on sulle tulnud ütlema, et see kaksikleek on juba nurga taga, et on tulemas. Igal juhul see kaardilugemine kinnitab, et armastus on tulemas kas hingesuguluse või kaksikleegi kaudu sinu ellu ja juba sellel aastal tõesti ma näen, sa teed suured sammud selle poole, et seda enda ellu vastu võtta. Vot, selline kaardilugemine sai sulle, et mis siis sellel aastal sulle tulemas on. Ikkagi näen armastust, suhteid, uusi inimesi ja tööalaselt samamoodi head õnne näen siin sul. Vot, mina soovin sulle omalt poolt palju head ja tõesti väga palju armastust sulle ja kui sa tunned südames, et soovid millalgi personaalset kaardilugemist ainult endale saada, siis võid mulle kirjutada. Kõike head sulle, ole tubli! Tere tulemast, grupp number 4, vaatame siis üle sinu kaardid, mis on sind ees ootamas. Et kõigepealt sul on tulnud siis müntide rüütel ja karikate 8 kaart. Ma näen siin seda, et sinus on väga suur soov edasi minna. Ma näen siin unistusi, kuid tead, ma näen siin ka seda,
et kõik asjad nagu ei lähe päris lõpuni nii, nagu sina ootaksid või nii kiiresti, kui sa tahad. Aga sulle on tulnud kaart movement, nii et igal juhul ma näen sellel aastal sulle siin mingisugust edasiliikumist, mingisugusest kohast, kus sa oled igatahes praegu, sa liigud edasi, siis sulle on tulnud veel siin The Spirit Whisperer, et see on tegelikult selline väga sügav tunnetuse kaart, et ma näen, et see sinus süveneb, sa hakkad iseennast paremini tajuma ja ka teisi ning tegelikult see on ka hingesuguluse kaart, nii et kui sa oled vallaline, ma näen, et sa oled sellel teel, et temani jõuda. Siis on tulnud kaart Deception, keegi võib kanda maske või ei näita välja oma tõelisi tundeid või seda, kes ta tegelikult on. Nii et ma tahan, et sa oleksid ettevaatlik, kui sa oled vallaline, siis kindlasti ära tee rutakaid otsuseid ja samme, sest tõesti ma näen siin, et on oht, väike oht selleks, et sa lased ennast kuidagi petta või lummata inimesel ja ta tegelikult annab ennast küll kõik ja annab endast parima, kuid see on nii lühiajaline, see on tema see mingisugune armumise faas, mis läheb ruttu üle ja siis ta on see, kes ta on ja tegelikult see ei pruugi nagu, ühesõnaga, et ta paneb mingid maskid ette, et tegelikult ta ei pruugi sulle meeldida niivõrd siis selle inimesena, kes ta siis on oma nii-öelda mugavustsoonis, kui ta on siis nendel hetkedel, kui ta üritab nagu muljet avaldada. Suhete puhul ma näen siin seda, et on ikkagi võimalik, et kas sina või sinu kaaslane, see on üldine kaardi lugemine, eks, et siis ma üritan nagu võtta siit kõik, mis ma näen, ei räägi ausalt asjadest nii, nagu sa tunned või et mingisugust varjamist ma näen või et mingisugused maskid on ees, et see võib olla juba pika aja jooksul kuidagi tekkinud, siis sinu koha pealt ma näen ikkagi seda, et sinu sees on mingisugune valgus, mingisugune tuli, mis põleb ereda leegina ja ta peab midagi saama, ta peab elus veel midagi tundma, midagi kogema, midagi tegema. Ma näen siin seda sädet sinu sees ja sina oled keegi, kes suudab anda ja mõnikord mul on selline tunne, et sa nagu unustad ennast ära, et sa oled hea nagu selles, et sa nagu hoolid nagu teistest ja suudad nagu mõelda teiste peale, aga samas ise ennast nagu jätad unarusse nurka, et see tuli 9 kaart ütleb, et ära anna alla, kaitse enda loodud, kaitse enda seisukohti, et ma näen siin seda, et iga inimene ei pruugi olla nõus nüüd veel sel aastaleks sellega, mis valikuid sa tegemas oled, kuidas sa mõtled ja tead, ei olegi oluline, ei peagi olema nõus, sest igaüks käib enda rada ja see oleks lausa jabur, kui igaüks oleks nõus sellega, kuidas sina maailma näed, et see on sinu teekond, sinu õppetunnid, et kaitse alati oma seisukohti, ütleb see kaart. Siis see vesi 6 kaart, siin ma näen midagi mõjutab sind, mis ikkagi on kuidagi minevikus sinuga juhtunud, mida sina oled kogenud. Võimalik, et sind mõjutab miski sinu lapsepõlvest, kuidas sa oled üles kasvanud, mis kogemusi sa oled suhetes saanud, et jaa, see on võimalik, et sa oled kõik andestanud ja kõik mõelnud, et nüüd liigud edasi ja tead, aga ikkagi, ma näen ikkagi, et need on sind nii palju mõjutanud, see ei pruugi olla selles mõttes halb, et sul on nüüd mingi tohutu karma, mida sa kaasas kannad, kuigi ma näen siin ka karmalisi suhteid, et need on sinu poole tulemas, et siis nii-öelda seda karmavõlga lunastada, mis sa oled nagu mitte varasematest eludest, vaid just nimelt selles elus enda külge niimoodi haakinud. Ja et nüüd on tulemas sinu ellu need suhted või võimalused, et seda karmavõlga nii-öelda siis parandada või kustutada. Et see on väga põnev ja just nimelt suhete koha pealt näen seda ka siin, et mingisugused võimalused ja mingisugused valikud on sinu poole teel. Rahalises mõttes ma näen siin ikkagi
aeglast liikumist, ma näen siin unistusi, planeerimist, kõike seda ja sa oled selle poole teel, aga isegi ma näen siin uusi võimalusi, kuid ikkagi mingis mõttes nagu aeglaselt läheb see. Kuid ma tahan sulle öelda, see aasta on oluline. See aasta on tegelikult kõikidel oluline, sest sellel aastal toimub väga palju muudatusi. Ja see, mis hakkab järgnevatel aastatel üldse kõikide elus edasi minema ja sinu elus samamoodi, see saab olema uskumatult teistmoodi, kui on siiani olnud. Nii et tegelikult sa oled väga põneval teel, väga põneval ajastul elad sa ka, et siin on tulemas sulle valikud, otsused ja uued inimesed ja edasiliikumine, mis on ju absoluutselt jõud, mis viibki edasi. Vot selline kaardilugemine sai sulle sel korral ja ma soovin sinu ellu palju head ja palju armastust ja et sul läheks kõik tõesti, kogu südames soovin, et sul läheks kõik väga hästi. Kui sa tunned, et ühel hetkel sa soovid personaalset kaardilugemist, et siis nii nagu ma video alguses mainisin, siis võid mulle kirjutada ja võid mulle kirjutada tõesti igal muul juhul ka, et mulle alati meeldib väga rääkida nende inimestega, kes on seda kanalit jälgimas. Aitäh sulle ja kõike head!